Alati võrgus, alati valmis sinu tellimust vastu võtma ning iga päev lisandub uusi tooteid. Igaüks, kes on Amazon Prime'i liige, võib tunda, nagu oleks ta just kuulnud reklaami. Leiad, maksad, saad kätte. Kõik ühe päevaga ja seda saad teha ööpäev läbi. Ukraina vaatas seda ärimudelit ja otsustas selle Ukraina sõjas kasutusele võtta. Kiirem relvade tarnimine, rohkem Vene kaotusi. Sõda liigub nüüd nii kiiresti, et Venemaal pole mingit võimalust sammu pidada. Ukraina on muutnud venelaste jahtimise ööpäev läbi toimivaks Amazon Prime'i operatsiooniks ja see käib nii. 17. augustil andis Ukraina kaitseministeerium välja avalduse, milles kirjeldati, kuidas Dotchain Defense Marketplace on muutnud seda, kuidas üksused saavad droonidele ligi. Ja mis veelgi olulisem, kui kiiresti need droonid rindele jõuavad. Nädalad kuude asemel. Nii väidab ministeerium, kui ta räägib sellest, kuidas turg, mis on eksisteerinud vaid aasta, on kohandatud ja lihtsustatud, et tagada sõduritele vajaliku võimalikult kiire kättesaamine. Mõnel juhul on isegi nädalad liialdus. Sageli täidetakse üksuste tellimused ühe päevaga, täpselt nagu näeksid, kui oleksid Amazon Prime'i liige. Ministeeriumi sõnul saab ühe päeva jooksul pärast tellimuse esitamist saata rindejoonele nii tõrjedroone, FPV-droone, elektroonilise sõjapidamise seadmeid, ründedroone, luuredroone kui ka maismaaroboteid. Laskemuunaga läheb veidi kauem, kuid kiirematel juhtudel vaid 6 päeva ning keerukamate droonide või väiksema tootmismahuga droonide tellimused võivad võtta paar nädalat. See, mida me siin näeme, on tööstuslikus mahus kiire kasutuselevõtt ja numbrid on pöörased. Oma esimesel tegevusaastal tarnis Chain Defense üle 1,2 miljoni drooni ja varustuse Ukraina üksustele rindel. Tootevalik kasvab samuti. Nii nagu sina võid veeta aega Amazoni sirvides, et leida täiuslik mööblise toa sisustuse täiendamiseks, saab rindel olev üksus samuti sirvida. 1181 drooni ja maapealset robotit. 300 erinevalt tootjalt, millest igaüks on loodud selleks, et põhjustada Venemaale võimalikult palju kahju. Üksus valib droonid, mis vastavad kõige paremini selle vajadustele. Esitab tellimuse ja saab sageli vajaliku kätte ühe päevaga. See on märkimisväärne tõhususe tase, mida Ukraina soovib laiendada. Tegelikult on üks põhjus, miks me juba nii suuri numbreid näeme. See, et Ukraina pingutab, et muuta Dotchain Defense võimalikult paljudele üksustele kättesaadavaks. See hõlmab programmi kättesaadavaks tegemist nii Ukraina siseministeeriumi alluvuses tegutsevatele lahinguüksustele kui ka kaitsetööstusele. Koos traditsiooniliste lahinguüksustega saavad turuplatvormi kasutada ka Ukraina rahvuskaardi, rahvuspolitsei ja riikliku piirivalveteenistuse teenistujad. Ja vastavalt 16 mai raportile väljaandes New Voice of Ukraine saavad nad seda teha veel 2 aastat pärast seda, kui teatati nende ligipääsu pikendamisest. Eriti just rahvuskaart on sellest juba kasu lõiganud, kulutades $800 miljonit, mis neile eraldati 6 kuu jooksul enne väljaande artikli ilmumist. Dotchain Defense'i turu kiire laienemine peegeldab ka seda, mida oleme näinud kogu Ukraina kaitsehankes. Tundub, et siin on mängus lihtne filosoofia. Hangi see kiiremini, kasuta seda kiiremini, kahjusta Venemaad kiiremini. Hankes oleme näinud, et Ukraina on 2026 aasta esimesel poolel sõlminud umbes $8 miljardi väärtuses droonilepinguid, mis on 2 korda rohkem kui sama perioodi jooksul 2025 aastal hangiti. Dotchain Defense on olnud selle kiirema hankimisprotsessi oluline osa. Samuti muutus Ukraina hanke lähenemises, mis nüüd keskendub lahinguvälja andmete kasutamisele hangete toetamiseks inimliku otsustusvõime asemel. Subjektiivsus ja arvamused jäetakse kõrvale. Need asendatakse külmade, konkreetsete numbritega, mis näitavad täpselt, mida ja kuhu on vaja. Võime oletada, et see osa Ukraina Amazoni-laadsest hankestruktuurist on üks osa pärandist, mille endine kaitseminister Mihhailo Fedorov endast maha jätab pärast seda, kui tema ametiaeg ootamatult lõppes. Kiirus on see, mida Ukraina vajab, ja uudis Dotchain Defense'i muljetavaldavatest numbritest tuleb ajal, mil president Volodõmõr Zelenski on teinud selle kiiruse vajaduse ülimalt selgeks. Juuli keskel, pärast Ukraina rindesituatsiooni ülevaatamist, teatas Zelenski, et üks Ukraina võidu võtmetest on relvade kiirem tarnimine. Me ei tohi kaotada ainsatki päeva Ukraina iseseisvuse, meie positsioonide ja meie inimeste kaitsmisel, ütles Zelenski, rõhutades sõnumit. Kiirus, kiirus, kiirus. Alates tellimusest kuni kasutamiseni. Just seda vajab Ukraina ning on selge, et Dotchain Defense ja selle Amazon Prime'i sarnane mudel on aidanud muuta Ukraina ööpäevaringselt venelasi jahtivaks masinaks. Räägime teile hiljem, kui mõjus see kõik on olnud. Kõigepealt tekib teil ilmselt küsimus, mis on Dotchain Defense?
oleme juba mõned vihjed andnud, kuid Dot-Chain Defense on sisuliselt veebipõhine turg, mida Ukraina lahinguüksused saavad kasutada droonide, robotite ja laskemoona tellimiseks, mida neil rindel vaja on. Ametlik veebisait kirjeldab platvormi kui võimalust kiiresti ja sihipäraselt hankida droone ja muud sõjalist varustust. Ja kogu süsteem on üles ehitatud Ukraina sõjaväe operatiivsete vajaduste ümber. Jällegi, see on nagu Amazon. Sina saad isikupärastatud soovitusi vastavalt sellele, kuidas sa osted. Ukraina sõdurid saavad soovitusi selle põhjal, mida lahinguvälja andmed näitavad. Võrdlused Amazoniga ei lõpe sellega. Chain Defense on oma olemuselt e-kaubanduse platvorm. See võimaldabki mainitud kiirust. Üksused ei maksa oma droonide eest oma taskust. Ukraina annab rahastuse ja need üksused kasutavad lahinguvälja andmeid, et teha kindlaks, millised platvormil olevad tooted nende vajadustele kõige paremini sobivad. Varasemalt jagatud rahvuskaardi näide on selle täiuslik näide. $800 miljonit, mille annab valitsus ja mille kulutavad inimesed, kes täpselt teavad, kuhu seda vaja on. See on sisuliselt osa detsentraliseeritud juhtimisstruktuurist, kus Ukraina usaldab andmeid ja üksusi lahinguväljal, et nad teavad ise, mida neil oma töö tegemiseks vaja on. Ja üksused üle kogu Ukraina kasutavad Dot-Chain Defense'i, 461 neist, ja järjest rohkem on saanud varustust selle platvormi kaudu. Seal on isegi funktsioonid, mida võiks oodata Amazonist. Saadaval on tarne jälgimine ning võimalus jätta tagasisidet droonide ja muu varustuse kohta. Tõhustamine tuleb taas esile. Kui droon on tõhus, näitab tagasiside seda. Aga kui ei ole, siis Ukraina üksused teavad, et ei tasu oma raha raisata. Kogu see teave aitab ka tootjaid. Need saavad näha tellimuste arvu ja tagasisidet. Kõik see on andmestik, mida nad saavad kasutada oma olemasolevate droonide täiustamiseks, uute mudelite väljatöötamiseks ja lõpuks rindel olevate sõdurite vajaduste paremaks rahuldamiseks. See on leidlik süsteem ning see on ühendatud ka teise geniaalse Ukraina uuendusega, Brave One'i turuplatsiga. Brave One töötab veidi teistmoodi kui Dot-Chain Defense. Brave One'i puhul saavad Ukraina üksused sisuliselt preemiapunkte, kui nad suudavad venelastele kaotusi põhjustada. Elimineeritud sõdur annab X arvu punkte, õhutõrjesüsteemi hävitamine annab Y punkti ja nii edasi. See on mängustatud motiveerimissüsteem, kus teenitud punkte saab kasutada uute droonide ostmiseks nendele üksustele, kes need punktid teenivad. Need punktid võimaldavad üksustel oma ametlikust eelarvest kaugemale jõuda ning programmis osaleb üle 400 üksuse. Juuniku lõpuks on need üksused tellinud ainult preemiapunkte kasutades üle 500 000 drooni, maismaaroboteid ja muu süsteemi. Ja Euromaidan pressiandmetel saab neid tellimusi esitada nii Chain Defense'i kui ka Brave One'i kaudu. Tõenäoliselt tähendab see, et need kaks turgu on omavahel seotud. Kui mitte otse, siis vähemalt taustal, võimaldades Ukraina üksustel maksimeerida nii rahastust kui ka punkte, et saada vajalikke droone. Nagu me ütlesime, geniaalne. Nii geniaalne, et ka teised on sellele tähelepanu pööranud. 30. märtsil teatas Euromaidan press, et USA on käivitanud mehitamata õhusõidukite süsteemide turu ehk UASM-i. USA sõjaväe jaoks loodud platvorm muudab droonidega seotud tehnoloogia hankimise lihtsamaks nii maaväele kui ka selle erinevatele liitlastele, sealhulgas teistele riikidele ja valitsuspartneritele. Iga toote kohta on olemas nimekiri, mis sisaldab tehnilisi andmeid ja tagasisidet ning tellimusi saab esitada otse platvormil. Kui see kõik tundub tuttav, siis peabki. USA on sisuliselt kopeerinud Dot-Chain Defense'i ja Brave One'i turuplatvormid, sest nad mõistavad, kui tõhusad need platvormid on. Mitte ainult hangete kiirendamise mõttes, vaid ka selles osas, millised droonid tegelikult töötavad, miks need töötavad ja kuidas neid kõige paremini kasutada. Me oleme põhimõtteliselt näinud, kuidas see kontseptsioon on täis ringi teinud. Amazon on Ameerika ettevõte ja see on loonud kaasaegsete e-kaubandusplatvormide selgroo. Ukraina nägi seda mudelit, kopeeris selle ja rakendas seda omaenda turuplatvormides, et aidata oma üksusi. Ja nüüd on kogu asi tagasi jõudnud nii kaugele, et USA võtab inspiratsiooni Ukrainast. See on innovatsioonitsükkel, mis teeb kõiki paremaks. Ja Ukrainas teeb see innovatsioon iga Vene sõduri väga hirmunuks. Sest päeva lõpuks eksisteerib Chain Defense selleks, et muuta Ukraina sõjavägi veelgi surmavamaks tapamasinaks. See on viimane asi, mida Venemaa tahab, sest nad teavad, et need turuplatsid on kõike muutnud. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et vaatad sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, enne kui videoga jätkame. Nüüd on kaks põhjust, miks on nii oluline, et Ukraina suutis muuta Dot-Chain Defense'i ööpäevaringseks Amazoni-laadseks platvormiks. Kiirus on sõjas kõik ja Ukrainas on droonid võtmetähtsusega Venemaa alistamisel. Alustame kiiruse aspektist, kuna oled sellele juba mitu korda viidanud. Pole saladus, et kiirus mängib eriti kaasaegses sõjas väga suurt rolli. Tulejõud on samuti ülioluline, nagu see on alati olnud. Kuid eriti 21. sajandil on sama tähtis kui tulejõud ise ka see, kui kiiresti see tulejõud rindele jõuab. Kõik taandub logistikale ja just seda pakuvadki Dot-Chain Defense ja sarnased platvormid.
Need on sõlmpunktid, lülid tohutus tarneahelas, mis tagab relvade pideva liikumise rindel. Tulejõud võib võita lahinguid, kuid sõdu võidab usaldusväärne ja kiire logistika. Ja see ei piirdu ainult droonide kiirema toimetamisega eesliini üksusteni. Toit, vesi, kütus ja varustus on kõik võtmetähtsusega. Ükskõik kui tugevad on armee relvad, kui logistika ei toimi, tekivad kaotused nii inimestes kui ka moraalis. Aga asi pole ainult tarnete kiiruses. Kiire innovatsioon ja bürokraatlike takistuste kõrvaldamine on samuti üliolulised ning Chain Defense on mõlema puhul suurepärane näide. Kui rääkida innovatsioonist, siis kes veel oleks tulnud mõttele luua omaenda Amazoni versioon, mis on pühendatud droonide saatmisele rindevägedeni. Neid võivad inspireerida olemasolevad e-kaubanduse ja mängustamise põhimõtted, kuid Chain Defense ja Brave One on ideed, mis pärinevad Ukrainast. Neid ideid kopeeritakse nüüd, kuid pikka aega olid need ainulaadsed. Tõsiasi, et Ukraina mitte ainult ei tule nende kontseptsioonidega välja, vaid viib need kiiresti ja tõhusalt suuremas mahus ellu nii, et need võivad kohe tööle hakata, on üks peamisi põhjuseid, miks neil on õnnestunud saavutada lahinguväljal see murrang, mida oleme näinud. Kogu 2026 aasta jooksul, mis puudutab bürokraatia teemat, siis Ukraina kaitseministeerium oli üks esimesi, kes sellele tähelepanu juhtis. Kohe pärast seda, kui Chain Defense üksustele kättesaadavaks tehti. Kaitseministeeriumi otsus on kõrvaldanud tarbetu bürokraatia hangetes ja andnud brigaadidele tegeliku autonoomia. Sõjavägi saab nüüd vajalikke droone valida vaid mõne klikiga, ilma pikaajaliste kinnituste või paberimajanduseta, teatas ministeerium. 2025 aasta septembris selle süsteemiga ei pea taotlusi enam käsuliini mööda ülespoole saatma. Üksused ei pea ootama esmalt komandöri, siis kindrali ja lõpuks kellegi kaitseministeeriumist heakskiitu, enne kui tellimusega üldse alustada saab. Näed saavad oma rahastuse, kontrollivad Chain Defense'i ja tellivad vajalikku vaid mõne klikiga. Lihtne, mugav ja Venemaa jaoks laastavalt tõhus viis hoida Ukraina kaitsevõimet tugevana ning varustada rünnaküksusi, mis vabastavad territooriumi kogu rindel. Lahinguvälja kiirus on otsustava tähtsusega ja Ukraina on olnud selle fakti parim näide, mida keegi on aastakümnete jooksul näinud. Ukraina võime mitte ainult kohaneda sellega, mida Venemaa talle vastu saadab, vaid ka iseseisvalt uuendusi teha, et rahuldada omaenda lahinguvälja vajadusi, on näidanud maailmale, et sõdu ei võideta ainult parimate relvade olemasoluga. Teades, kuidas kasutada seda, mis sul on, ja luues oma relvade ümber nutikaid süsteeme, näiteks lahinguvälja tuvastussüsteemide loomine, andmete kogumine otsuste tegemiseks ja hangete lihtsustamine, kõik need on sama olulised kui relvad ise. Chain Defense'i platvorm on täiuslik näide sellest, kuidas mitmed neist kontseptsioonidest ühinevad. Kuid just teine põhjus ja selle platvormi peamine varustus on see, mis Venemaad tõeliselt hirmutab. Droonid. Need on olnud kogu sõja vältel tõhusad ja on Ukrainale nüüd tähtsamad kui kunagi varem. Numbrid räägivad iseenda eest, kui tähtsaks on droonid Ukrainale muutunud. Ainuüksi tootmine näitab, et Ukraina peab droonide tõhusat kasutamist potentsiaalseks sõjavõitjaks. Juulikuu Tehradari artikli kohaselt on Ukraina kinnitanud, et toodab 2026. aasta lõpuks 10 miljonit drooni. Seda eesmärki toetavad droonilepingud, näiteks $1,1 miljardi suurune leping, mille Ukraina sõlmis, et saada Euroopa Liidult droonidele rohkem rahastust. 10 miljonit on verstapost, mitte tipphetk. Ukraina järgmine eesmärk on jõuda selleni, et toodetakse 20 miljonit drooni aastas ning väidetavalt on juba käimas plaanid, mis võimaldaksid tootmist kahekordistada. Ukraina on selle punktini jõudmiseks ületanud palju skeptitsismi, nagu Zelenski ise meenutab. Ma mäletan, kui ma esimest korda avalikult teatasin riigi plaanist 1 miljon drooni aastas, oli igal pool palju skeptitsismi, nii riigis sees kui ka väljaspool seda. Me toodame 10 miljonit drooni aastas. 10. Ja see saab olema 20. Need droonid on Ukrainas kogu aeg kohal, rindel, tagalas ja ka Venemaa sees. Jällegi näitavad numbrid meile, miks Ukraina liigub nii massiivse droonitootmise suunas. 2026 aasta alguseks teatas Politico, et 70–80% kõigist Ukraina sõja ohvritest mõlemal poolel põhjustavad droonid. See on tegelikult halb asi Venemaa jaoks, isegi kui ka neil on droonidega edu, nagu Läti põhiseaduse kaitsebüroo välja toob. See muudab sõja taktikalisel tasandil dünaamilisemaks, kuid vähendab kummagi poole võimalust saavutada strateegilist läbimurret, märkis büroo. Venemaa vajab strateegilisi läbimurdeid. Ukraina peab kasutama oma droone, et põhjustada võimalikult palju kaotusi, samal ajal läbi viies sihitud vasturünnakuid. Kuna droonid on nüüd sõjas nii oluline osa, saab nende kasutamisest palju rohkem kasu Ukraina kui Venemaa. Protsents on aasta algusega võrreldes tõusnud. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel põhjustavad droonid kuni 90% Venemaa kaotustest, mis tähendab, et vahetud lahingu kokkupõrked muutuvad üha haruldasemaks. Jällegi, see on hea Ukraina jaoks ja halb Venemaa jaoks. See tähendab, et Vene sõdurid surevad sageli ilma, et neil oleks võimalust Ukraina vägesid nende kindlustustest välja tõrjuda. Droonid on sama tõhusad ka okupeeritud aladel, kus Ukraina viib. 2026 aastal läbi üha kasvavad keskmaa rünnakute kampaaniat,
13. augusti artiklis avaldas Militaarni, et Ukraina väed viisid juulis läbi üle 250 keskmaa rünnaku päevas, mis teeb kokku umbes 7800 rünnakut, mis on omakorda 126 korda rohkem kui juunikuu näitaja. Venemaa ei suuda lihtsalt Ukraina droonide eest põgeneda. Ja kuna Ukraina on loonud oma Amazon Prime'i operatsiooni Chain Defense'i kaudu, muudab see olukorra ainult hullemaks. Droonide massiline tootmine tagab, et tooted on platvormil peaaegu alati saadaval. Kui sellele lisada veel tarnekiirus, tunnevad Venemaa väed end, nagu nad üritaksid hüdralt päid maha raiuda. Kui üks droon langeb, on alati uusi, mis selle koha üle võtavad. Ukraina keskendumine droonide hankimise lihtsustamisele ja ajakulu vähendamisele, et droonid jõuaksid üksusteni kiiremini, avaldab veel ühe mõju. See vähendab Venemaale kahju tekitamise kulusid. Business Insider avaldas 18. augustil huvitava artikli, kus toodi välja erinevad kulud, mida Ukraina iga eduka operatsiooni puhul kannab. Juunikuu andmete põhjal kulutab Ukraina keskmiselt $32 iga tabatud Vene sõjaväelase kohta. Kulu langeb $74 iga Vene varustuse ühiku kohta ja $87 iga tabatud taristurajatise kohta. Need kulud on äärmiselt madalad ja see on võimalik tänu kõigele, mida Ukraina teeb oma droonidega. Relvad, mis maksavad sadu tuhandeid või isegi miljoneid dollareid, ei ole küll tähtsusetud, kuid need ei ole enam ainus ega isegi peamine valik. Kõik käib nüüd droonide ümber. Ja kõik, mida Ukraina saab teha, et muuta droonide jõudmine oma vägedeni sujuvamaks, nagu näeme Chain Defense'i puhul, aitab neid kulusid veelgi vähendada. Venemaa jaoks on Ukraina Amazon Prime'i operatsiooni kõige olulisem mõju see, mida nad lahinguväljal kogevad. Ukraina on muutunud venelasi jahtivaks masinaks ning kaotustarv kinnitab seda väidet. Juulis oli Venemaal seni 2026 aasta halvim kuu, teatab Kyiv Independent. 42 860 Vene sõdurit langes vigastuste või surma tõttu vaid 31 päevaga. Kui eeldada, et väide, et 90% Vene kaotustest põhjustavad nüüd droonid, vastab tõele. See tähendab, et 38 554 neist kaotustest põhjustasid relvad, mida saab hankida Chain Defense'i kaudu. Ja asi läheb hullemaks, kui vaatame kogu aastat, mil Venemaa on juuli lõpuks kaotanud peaaegu 225 500 sõdurit. Kasutades seda 90% hinnangut tähendab see, et Ukraina droonisõjas on kaotatud 202 950 sõdurit. See ongi kogu mõte. Rohkem droone, mis jõuavad rindele kiiremini kui kunagi varem, hävitavad Venemaa 2026. aasta strateegiat. Ja talv on tulekul. Ei, uut šokeerivat droonide mängu hooaega ei ole tulemas. Me mõtleme seda, et talv jõuab Ukrainasse juba mõne kuu pärast. Ja koos sügise ja talvega langevad puudelt lehed ning kaob suur osa varjest, millele Venemaa toetub, et viia vägesid salaja rindeliinide taha. Meil on tunne, et tegevus Chain Defense'is jõuab uuele tasemele, kui sõda jõuab üha sügavamale 2026. aastasse. Ja Venemaa maksab selle eest ränka hinda oma enda sõdurite verega. Ukraina Amazon Prime'i sarnane drooniturg hoolitseb selle eest. Ja Venemaa sees võtab Ukraina sihikule ka traditsioonilisema Amazoni-laadse struktuuri. Ukrainas on korjatud veelgi rohkem Wildberrysi marju. See on sõja seni nutikaim samm. Ja sa saad sellest kõigest teada meie videost. Aga enne kui edasi liigud, siis kõik, mida siin näed, on uuritud, kontrollitud ja toodetud päris inimeste poolt. Kui sa hindad seda, siis telli kanal, kommenteeri all ja kaalu liikmeks hakkamist, et saada ligipääs eksklusiivsele sisule. Ja aitäh vaatamast!